Mõtle, kui sinule näidatakse imekaunit punasesse kleiti riietatud tütarlapse fotot ja küsitakse seejärel, no kas meeldib? No aga kui meeldib, siis äkki juba sooviksid temaga kihluda. Rääkimata sellest, et pole sa seda kaunit tütarlast näinudki, temaga kohtunudki ega rääkimata veel kõigest muudest asjadest, mida sa pole saanud järele proovida. Ja öeldakse, et kui sa taga kihlud, siis see kihlumine ei tähenda midagi, selle otsuse võid sa iga hetk tühistada, kuid mõne nädala pärast tullakse su juurde tagasi juba ja öeldakse ka, kuule, nüüd sa kihlusid taga, väga õieti tegid, aga kas sa sooviksid ka äkki temaga juba abielluda ja nüüd see abiellumine tähendaks juba kõike, aga olenemata sellest, et pole sa seda siiani näinudki temaga sõnagi vahetanud, aga peaksid uskuma seda, et anda pärit Niiast suguvõsast, anda niivõrd hea perekonnanimega ja anda niivõrd ilus, et sa peaksid olema rumal, kui sa neid asju ei tee. Ja täpselt samasugune lugu oli uue Raam 4-ga, kui teda eelmine aasta esmaesitleti, tuldi juba esindused välja jutuga, et kuule, kas sa sooviksid ta broneerida. Ja broneerimine ei pea tähendama mitte midagi, nagu ka kihlumine abiellumise eelselt ei pea tähendama mitte midagi, kuid paar nädalat hiljem tuldi juba juurde jutuga, et kuule, äkki sa sooviksid ta ikkagi juba täielikult ära osta ja mis siis, et pool aastat hiljem saad kätte. Nüüd on aga kätte jõudnud aeg uuel aastal, kui Raam 4 on tõesti siia ilma jõudnud ja kas need inimesed, kes teda niimoodi kinnisilmi endale ostsid, tegid siis õigesti või tegid oma elu kõige rumalamalt, selgub peagi. Tere tulemast taas kord kaasa olema Naisfukseri proovisõidu saatele. Kuid võib ka juhtuda nii, et isegi kui sa broneerisid endale heas usus selle GR Sport punases kleidis imeilusa Raam 4, siis kevadeks, kui on aeg autot kätte saada, ootab sind ees hoopis teistsugune Raam 4, kuna öeldakse, et meil hinnakiri siin vahepeal muutusi, ega selle raha eest enam GR Sporti ei saa. Ja ole õnnelik, et sa üldse Raam 4 said ja pead olema sa sunnitud sõitma esindusest välja tol hetkel hoopis siis juba sellise autoga. Tavalises varustuses Raam 4 näeb tõesti selline välja ja kui sa said endale sellise auto hoolimata ilusast punasest brosüürist, siis kahju küll sinuga. Igal juhul näeb ta välja võimalikult sarnane eelmisele mudelile ja see on täiesti meelega niimoodi tehtud, sest et eelmine mudel oli sama populaarne kui päike taevalaotuses, mis tõttu on tal kerepaneelid küll täiesti uued, kuigi on tal samal platvormil sama jõuallikaga, on tal clearance'it endiselt 18,6 centimeetrit ja kuna ta pole mõõtmetelt üldse suurenenud, tähendab see seda, et tagaistujatel on ikka sama palju või sama vähe jalaruumi. Pagasruumis on ikka 580 liitrit tavaversioonil ja 542 liitrit pistikhübriidversioonil. Interjöör on ka uuenenud, kuigi ta näeb jällegi võimalikult sarnane eelmisele mudelile välja, on siiski seal väga palju uuendusi, ennekõike suur 12,3-tolline digitaalne näidikupaneel, mis on aga pälvinud juba üsna palju kriitikat, kuna sellel on väga vähe seadistusvõimalusi, see on sisuliselt vaid ühes vaates, samal ajal kui konkurendid pakuvad vähemalt 3 erinevat vaadet, olemas aga suur 10-toline või 12-toline multimeediasüsteem, mis on hea graafikaga lihtsasti juhitatav, kuid mille sisse on enamuses juba ära uputatud kliimapaneel ja seda on natukene ebamugav sealt kasutada. Olemas on tal variaator käigukast, on ta olemas esiviolisena või nelikviolisena sõidurežiimidega ja 2 juhtmevaba laadimisvõimalust. Istmesoendused on olemas kõikides varustuses, istmejahutus ainult kõige paremas varustuses, tagaistmetel eraldi kliimapaneeli endiselt ei saa, küll aga istmesoendusid on sinna võimalik hea raha eest saada. Lisaks on ta ka väga praktiline paljude erinevate panipaikadega ja materjalid on tal endiselt ikkagi üsnagi head. Mootoriruumis on muutusi nii palju, et saadaval on ta nüüd vaid hübriidina ja mingit väikest turbomootorit tal kapoti all ei ole, kuigi osad seda spekuleerisid. Aiste vahel on rakendatud endiselt 2,5 liitrise töömahuga vabalt hingav bensiinimootori hübriidajamiga, mis aga nüüd on suuteline koguvõimsust pakkuma 186 kilovatti ehk 226 hobujõudu ehk 8 hobujõudu rohkem kui varem ja nelikviolisel versioonil 176 kilovatti ehk 236 hobujõudu, kuid pistikhübriid 22,7 kilovattise akupakiga on suuteline pakkuma sulle 70 kilomeetrit puhtalt elektril sõita, suuteline pakkuma sulle 0-100 kiirendus kõigest 5 sekundiga ja suuteline pakkuma sulle 320 hobujõudu.
Tema hinnad algavad 40 900 eurost ehk saada nelikveolist mudelit tuleb välja käia 44 000 eurot ja et saada GR Sporti tuleb välja käia ikkagi juba 50 000 eurot. Pagan küll, kui nüüd järele mõelda, siis see RAV4 selles GR Sporta varustuses ta näeb ikka ülimalt vastupandamatu välja. Kui ma võtan tagasi kõik sõnad, kui ma olen midagi sinu kohta RAV4 kunagi valesti öelnud, ma abieluksin ka sinuga koheselt. Kuhu ma selle raha kanda saangi? Kus see link nüüd on? Mis mõttes see ei ole RAV4? Ainult RAV4 saab nii ilus olla. Mis auto see siis on ometi? Kokkuvõttes on see RAV4 nagu üks tsirkuse agrobaat, kes teeb ühe väga vägeva salto. Selle salto käigus teeb ta mingi 3, 4, 5 ülimenukat ja ülivinget trikki, mille peale rahvas on kõik hinge mattumus kustumatu aplodeerimise saatel. Ja siis mõtleb ta veel, et ta on eriti vägev, kui ta teeb 360-kraadise pöörde ja kui ta tagasi maandub, avastab ta, aga pagan küll, ma olen täpselt sama koha peal tagasi, kus ma alustasin, kuid sellele vaatamata ei pane publik seda väikest tagasilööki tähelegi ja on endiselt ülimenukalt, ülimalt joobunud uhi uuest trikist, mille ta just sooritas. Selline oli sellekordne Nice-Luxury proovisõit, selline on uhi uus Toyota RAV4. Meie kohtume teiega juba nädala pärast seniks kohtumiseni ja liigige ikka turvaliselt.